Okei, esimene ülesanne. Selle püstitus on suht mahukas, aga tegelikult joonis on päris lihtne. Meil on kaks ringjoont. Siin on esimene ringjoon, see on teine ringjoon. Ja need kaks ringjoont, nad lõikuvad punktides K ja M, nagu siin joonisel. K ja M on siis nende kahe ringjoone lõikepunktid. Ning me tõmbame kaks kiirt punktis K ja esimene kiir lõikab esimest ringjoont. Esimene ringjoon on meil see sinine ringjoon. Ma ei tea, võime tähistada selle ringjoone kui omega 1 ja siis teise ringjoone tähistame kui omega 2. Ja see esimene kiir siis lõigab esimest ringjoon punktis A ning teist ringjoon punktis B. Aga teine kiir, ta asub juba teisel pool selle lõigu KM suhtes ning ta lõikab esimest sinist ringjoon punktist C ning rohelist teist ringjoon punktist D. Ja siis mida me peame näitama on see, et meil nurk MAB on võrdne nurgaga MCD. See on siis see väide, mida me peame näitama. Okei, kuidas me siis saame seda teha? Okei, siin joonisel on meil kaks ringjoont. Ja nagu te näete, punktid AMCK asuvad ühel ringjoonel. Järelikult AMCK on küll nelinurk. Ja küll nelinurkade kohta me teame päris palju juba. Ning analoogiliselt punktid KBMD, nad on ühel ringjoonel. Võib-olla me vajame seda, võib-olla ei vaja. Aga praegu keskendume siis sellele küll nelinurgale, KCMA. Me teame, et küll nelinurkas vastasnurkade summa on 180 kraadi. Järelikult, kui me tähistame selle nurga MAB alfaga, siis nurk KCMA, ta on ju nurga KAM vastasnurk. Ta järelikult peaks võrdne olema siis sükse arvuga, milleks on 180 kraadi miinus alfa. Sest nende summa peab olema 180 kraadi. Aga mida me näeme? Punktid K, C, D, nad asuvad ühel sirgel. Ning järelikult nurkade K, C, M ja MCD summa omakorda peab ka võrduma 180 kraadi, siis need kolm punkti on ühel sirgel. Järelikult see nurk on meil alfa. Ja see on kogu lahendus. Päris ilus. Nagu te näete, sellestki järeldub, et see nurk on võrdne selle nurkaga. Ning analoogiliselt on võimalik muide ka näidata, et see nurk siin, mida me võime tähistada kui beta, on võrdne selle nurkaga. Ja seda on võimalik näidata siis lihtsalt sama arutlusega, aga juba arvestades seda, et KBMD on ka küll nelinurk. No ma võin ka näidata seda. See nurk on meil siis 180 miinus beta, sest vastasnurkade summa peab võrduma 180-ga. Ning ja, kuna punktid KBA on ühel sirgel, siis see nurk on samuti beta, nii et need nurkad annaksid summas 180 kraadi. Ja sellega on siis antud ülesanne ära lahendatud. Okei, teine ülesanne. Ma juba lisasin siia mingid tähistused juurde. Nimelt ülesannete püstitusel ei ole tähistusi Y, X, O, aga ma praegu seletan, mida need tähendavad siis. Aga üldiselt selline ülesanne, meil on küll nelinurk, aga mitte tavaline küll nelinurk, vaid me lisaks teame ka seda, et tema diagonaalid ristuvad. Ehk siis, kui me tähistame siis selle nurga ja mõõdame siis nurga sirgete B, D ja C vahel, siis see peaks tulema täisnurk. Ja see on siis siin ka tähistatud. Ja lisaks me tõmbame kaks kõrgust. Esimene on kõrgust tipust A küljele CD, see on meie kõrgus. Ja see Y on siis selle kõrguse lõikepunkt küljega CD. Ja analoogiliselt on siis defineeritud punkt X. Ja need K ja L, nende tähistused on juba ülesande püstitusel kirjas, aga ma kordan veel kord. K on siis kõrguse lõikepunkt BD-ga
ja L on siis teise kõrguse lõikepunkt siis diagonaaliga AC. Ja ülesanne palub meid tõestada või näidata, et nelinurk AKLB on romb. Ja ma panen selle kirja ka, et tõestada, et AKLB on romb. Ja kui me meenutame, mis asi on romb, me juba õppisime seda, mis on romb. Romb on siis nelinurk, mille kõik küljed on omavahel võrdsed. Ehk siis selleks näiteks üks viis lihtsalt definitsiooni järgi, kuidas tõestada, et mingi nelinurk on romb, me peame kuidagi näitama, et AB on võrdne BL on võrdne LK on võrdne AK. Ehk siis kõik need küljed peavad olema sama pikkusega. Kuidas me seda siis teeme? Ja tegelikult see ülesanne on päris keeruline. Kui teil õnnestus iseseisvalt see ülesanne ära lahendatud, siis te olete väga tublid. Aga idee seisneb selles, et meil on siin täisnurk, meil on ka siin täisnurk ja siin täisnurk. Ja üldine tegelikult see tähelepanek, et kui teil on joonisel väga palju täisnurki, siis see on hea. Täisnurgad on kõik omavahel võrdsed ja me teame ühte väga olulist küll nelinurkade tunnust. Nimelt, kui teil on mingi külg ja kui sellele küljele toetuvad võrdsed nurgad, siis seda nelinurka ümber leidub ringjoon. Ja kui teil on väga palju selliseid täisnurki, siis teil võib tekkida olukord, kui samale küljele toetuvad siis juba täisnurgad. Ja kuna kõik täisnurgad on omavahel võrdsed, siis järelikult seda nelinurka ümber tegelikult on võimalik joonistada ringjoon. Ja siis vaatame tähelepanelikult selle joonise peale. Ja mida me siis näeme? Näiteks vaatame siis nelinurka BOXC. See on ju meil täisnurk ja see on samuti meil täisnurk. Ja need täisnurgad mõlemad siis toetuvad samale küljele BC. Ning mida see siis tähendab? See tähendab siis seda, et seda nelinurga ümber leidub ringjoon. Ja me võime siis selle ringjoone ka joonistada. See tuleb meil selline. Ja analoogiliselt, vaadake veel, meil on siin, see on ju ka täisnurk. Kui diagonaalid on ristis, siis kõik need 4 nurka siin on kõik täisnurgad. Ning vaadake, nurk AOD on 90 kraadi ja nurk AYD on ka 90 kraadi. Järelikult ümber seda 4 nurka samamoodi analoogiliselt arutades leidub ringjoon. Ja siis joonistame siis ka selle ringjoone ära. Ja tegelikult meil tekib siis 2 nelinurka joonisel. Nimelt see BOXC ja AOYD. Aga kuidas see siis meid aitab? Aga tegelikult see aitab meid päris hästi. Me siis tahame näidata, et kõik selle nelinurga küljed on omavahel võrdsed. Ja üks viis selleks, et see ära teha, on näiteks tõestada, et kolmnurk BOL on võrdne kolmnurgaga BOA, on võrdne kolmnurgaga AOK ning on võrdne kolmnurgaga LOK. Ja see täisnurk võiks meid ka aidata selles. Aga tõestame praegu, et nurk OBL on võrdne nurgaga ABO. Miks see kehtib? Vaadake, nurk, ma kirjutan ka siia, nurk OBX on võrdne nurgaga OCX. Miks see nurkade võrdus kehtib? See kehtib seetõttu, et punktid OBCX, nad asuvad ühele ringjoonel, nagu me tõestasime. Aga samale kaarele toetuvad nurgad on meil võrdsed. Ning järelikult, kuna nurk
OBX toetub kaarele OX ning nurk OCX samuti toetub sellele kaarele, siis need nurgad on omavahel võrdsed. Järelikult see võrdlus on meil käes. Aga nüüd meenutame, et meil ka ABCD on kõll nelinurk. Järelikult, kui nurk AC, meil nurk OCX on muidugi võrdne nurgaga ACD, sest punktid LA on ühel sirgel ja XD on ühel sirgel. Need kaks nurga on muidugi samad. Aga vaadake, see nurk ACD, ma võin seda sammu siia ka kirjutada. Aga nurk ACD, ta toetub ju kaarele AD juba suures ringjoones. Ja samale kaarele meil toetub nurk ABD. Järelikult me saamegi soovitud võrdlusse, et see on punane nurk ja nurk ABD on sama suurusega kui see nurk, kuna nad mõlemad toetuvad sellele kaarele AD. Ja me saime, et tegelikult see on nurgapoolite, et kolmnurgas ABL on meil sirge BO nii nurgapoolite kui ka kõrgus, aga see saab juhtuda ainult siis, kui tegemist on võrdhaarse kolmnurgaga. Ainult võrdhaarses kolmnurgas võrdhaarses kolmnurgas on nii kõrgus nurgapoolite kui ka mediaan samad asjad ja kui me avastame, et mingi lõik on korraga nii mediaan ja kõrgus või nii mediaan ja nurgapoolite või nii nurgapoolite kui ka mediaan, siis kohe me saame sellest järeldada, et tegemist on võrdhaarse kolmnurgaga. Et tegelikult see tõestab ära, et meil BL on võrdne BA-ga ning samuti vaadake, see on ju 90 kraadi. Tähistame selle nurga alfaga. Kui see on 90 kraadi, siis see nurg on meil 90 miinus alfa ja see nurg on meil 90 miinus alfa ka. Ning üldiselt me lihtsalt saame, et meil need kaks kolmnurka BOL ja BOA on omavahel võrdsed. See on väga oluline tähelepanek. Aga nüüd, sellest ei piisa, et järeldada, et need küljed peavad ka olema sama pikkus, aga kuidas me seda teeme? Aga teeme ka väga sarnaselt selle mõttekäiguga, teeme ka selle kõllnelinurga jaoks. Meil on olemas ju veel üks kõllnelinurg, milleks on siis AOYD. Kuidas me siis selle nelinurgaga saame tegeleda? Saame tegeleda siis järgneval moel. Ma võtan juba teise värvi ning tähistan selle nurga beetaga. Vaadake, kuna punktid O, A, D, Y, nad kõik asuvad ühel ringjoonel ja nurk O, A, Y toetub kaarele OY ning samale kaarele meil toetub ka nurk ODY, siis see nurk on meil samuti beeta. Ja nüüd, ma kirjutan seda ka tahvlile, miks mitte. Nurk OAY on meil võrdne nurgaga ODY ning nurk ODY on muidugi võrdne nurgaga BDC. Aga nurk BDC, vaadake, nurk BDC, see on nurk selles suures ringjoones, mis toetub kaarele BC. Ning samale kaarele toetub ka nurk BAC. Aga me juba tegelikult teame, me juba arvutasime, et nurk BAO, mis on tegelikult sama kui BAC, on 90 miinus alfa. Järelikult, ma kirjutan ka seda siia, see on sama mis BAC, aga BAC on meil 90 miinus alfa. Järelikult see tõestab, et tegelikult see nurg beta peab olema 90 miinus alfa. Sest me näitasime, et beta on võrdne selle nurgaga ja see nurg on omakordne võrdne selle nurgaga, mis on omakordne juba võrdne 90 miinus alfaga. Järelikult see nurg, mida me tähistasime siis betaga, on tegelikult 90 miinus alfa. Aga vaadake, meil siis jälle nagu siin need kaks nurka on võrdsed
ja see lõik siis AO on nii nurgapoolite kui ka kõrgus. Järelikult meil see külg on sama, mis see külg. Ja siis me võime jälle edasi arvutada, et see nurk on meil alfa. Ning mida me siis saame? Kuna see külg on sama, mis see külg ja need nurgad, mis siis on seotud iga selle rohelise küljega, on igas kolmnurgas võrdsed, siis tegelikult kõik need kolmnurga on omavahel võrdsed. Järelikult me tegelikult teame, et need lõigud on võrdsed ning need lõigud on võrdsed. Ning vaadake, meil tekib siin selles kolmnurgas, et see külg, no näiteks võrdleme omavahel seda kolmnurka selle kolmnurgaga. Vaadake, meil see külg on võrdne selle küljega, see külg on võrdne selle küljega ning nurk nende võrdsete külgede vahel on mõlemas kolmnurgas sama. Järelikult need kolmnurgad on ühe tunnuse põhjal võrdsed. Ning tegelikult sellest järeldubki, et see viimane külg peaks ka olema tilde. See sümbol on tilde. Ja see lõpetabki tõestuse, sest me näitasime, et selle nelinurga kõik küljed on omavahel võrdsed. See oli tõepoolest päris raske ülesanne, aga tegelikult see on lahendatav. Lihtsalt siin tuleb teha väga oluline tähelepanek, et need nelinurgad on küll nelinurgad, et kõik need punktid asuvad ühel ringjoonel ning pärast seda te siis kasutades neid ringjooni võite näidata, et need nurgad on omavahel võrdsed, need nurgad on omavahel võrdsed ning kasutades ka seda, et kõik need nurgad on täisnurgad, on võimalik siis järeldada, et kõik need kolmnurka on omavahel võrdsed ja sellest võrdsusest juba saame kätte ka külgede võrdsed. Lõpetabki selle huvitava ülesande lahenduse.